See video levib uskumatult kiiresti ja see on lugu Miss Iisraelist, Melanie Shirazist, kes läks ühte kohta ja istus Mamdani naise kõrvale. Ja oi-oi, nagu võite ette kujutada, ei läinud see talle eriti hästi. See toimub nüüd selle taustal, et Mamdani saab internetis tugevalt kriitikat, kuna ta kasutab ChatGPT-d, et postitada avaldusi selle kohta, kui palju ta hoolib antisemitismist. Ja see tuleb samalt mehelt, kes süüdistab Iisraeli antisemitismi tõusus, mitte oma islamistlikku juudivastast retoorikat. Aga sellest räägime kohe edasi. Vaatame, mis juhtus, kui Miss Iisrael ja Preili kool New Yorgist kohtusid restoranis või kohvikus või kuskil. Arva ära, kes istus New Yorgis kohvikus minu kõrval. Ei keegi muu kui Zoran Mamdani naine, Rama Douaji. Seesama Rama Douaji, kes postitas hiljuti kohutavalt antisemiitlikke, Iisraeli vastaseid ja terrorismi toetavaid asju ning vabandas selle eest. Aga siin on naljakas asi. Ta oli nõus minuga pilti tegema, kuni sai teada, et olen Miss Iisrael. Kuni ma ütlesin talle, et olen iisraelane, olin pettunud nähes, millist retoorikat ta internetis levitas. Muide, tubli Melanie, tubli sellele noorele Miss Iisraelile. Ta on uus võistleja. Tubli tema poolt. Kujuta ette, et istud Mamdani naise kõrvale ja ütled, tead mis? Ma ei arva, et sinu vabandus on väga tõsiselt võetav, sest ausalt öeldes oled sa üks sitapea. Ja see ei ole täpselt see, mida ta ütles, sest Melanie on ilmselgelt palju kultuursem ja peenem kui see, aga ta ütles umbes nii. Ära tee selliseid naeruväärseid vabandusi. Muide, kujuta ette, kui meil oleks veel üks poliitik kõrgel võimul, kelle naine räägiks niimoodi, nagu toetaks tegelikult terroristlikku tegevust. Kujuta ette, kui Mamdani naine postitaks video, kus ta ütleb midagi sellist nagu oh jah, ISIS, ma armastan neid või 11. septembri rünnakud on super. Selline sisu ei tähendaks, et sa ei võidaks valimisi. Aga ilmselgelt, kui asi puudutab kogu seda Iisraeli teemat ja manipuleerimist ning kallutatust, siis on nagu, see on suurepärane. Aga ma ütlesin talle, et osa minu ideoloogiast kui iisraelasest on pidada tulemusliku dialoogi, kus üks pool ei ole pidevalt dehumaniseeritud. Aga hoolimata sellest, hoolimata rahulikust õhkkonnast, keeldus ta minuga vestlemast kohe, kui sai teada, et olen iisraellane. See tekitab küsimuse, kui sa saad avalikult vabandada iisraellaste dehumaniseerimise eest, aga sa ei suuda tegelikult ühtegi neist inimesena kohelda, kui oled nendega silmitsi. Mida see sinu kohta ütleb? Ja mida see ütleb meie poliitika olukorra kohta, arvestades, et tegemist on New Yorgi linnapea abikaasaga? Sa tead, mida see sinu kohta ütleb? Sa tead, mida see sinu kohta ütleb, Melanie? Ma annan sulle väikese vihje. See ütleb, et sa oled valetaja ja tahad lihtsalt avalikkuse tähelepanu. Ja siis see antisemitismi hukkamõistev avaldus ja vabandus. Kõik jama, täielik jama. Nüüd me teame, et Mamdani on tõenäoliselt lihtsalt New Yorgi number 1 jamavend. Ja ma pean ütlema, et arvestades olukorda New Yorgis on see päris muljet avaldav tase, mida saavutada. Muide, kui sa pole siin varem olnud, siis tere tulemast. Mina olen Meira ka, see on Pushback ja meil on külaline nimega Pushing Back. Nii et vajuta tellimisnuppu, kui sul on küllalt saanud. Tere tulemast, sa oled leidnud oma kogukonna. Aga veelgi olulisem on see, et proovi seda videot levitada, sest nii jõuab info meie arutatud teemadest rohkemate inimesteni. Ma oleksin selle eest väga tänulik. Nüüd, kogu see asi, see video, mis on nüüd tohutult viraalseks läinud, sest taaskord Miss Iisrael istub Mamdani naise kõrval ja see on suur skandaal ja see video oli väga-väga hästi tehtud. See kõik toimub ajal, kui Mamdani ise saab natuke kriitikat selle eest, et ta on täielik idioot. Olgu. Ja kuna te võite olla kuulnud, üllatus, New Yorgis kasvab antisemitism. Kes oleks arvanud, et see nii on? Igatahes, ta kirjutab selle säutsu. Ma olen õuduses ja vihane haakristide pärast. Ja haakristid, mis on maalitud kodudele ja sünagoogidele Queensis, sealhulgas mälestustahvlile, mis austab kristalliöö üleelanuid, eks. Tol ööl Saksamaal 1930-ndatel, kui kõik sünagoogid hävitati. Igatahes, see ei ole lihtsalt vandalism. See on tahtlik antisemiitliku vihkamise akt, mille eesmärk on hirmu külvata. Antisemitismil ei ole kohta. Teoorias oleks see imeline ja ilus avaldus juutide vihkamise vastu, mis vaevab New Yorki, kui mitte see, et igaüks, kellel on silmad ja kes on kasutanud tehisintellekti, näeb, et selle on teinud AI. Siin on väike nõuanne Iiralt. Neile, kes pole veel aru saanud, kas te näete seda väikest asja? See väike mõttekriips, see tähendab, et tehisintellekt kirjutab teie tekste, eks.
aga mis veelgi olulisem, tehisintellektil on väga tüütu harjumus teha selliseid väiteid, mis kõlavad nii, see ei ole, aga samas on. Nii et see ei ole lihtsalt vandalism, see on tahtlik tegu. See ei ole kurbus, see on depressioon. See ei ole pettumus. See on sügav appikarje meeleheites. Mis iganes see ka poleks, see on nagu tehisintellekti kaubamärk. See ei ole lihtsalt vandalism. See on tahtlik antisemiitliku vihkamise tegu, mille eesmärk on külvata hirmu. Antisemitismil ei ole kohta. Päriselt ka kõik, kes seda lugesid, mõtlesid lihtsalt, Mamdani, kas sa võiksid vähemalt paremini valetada? Kas sa võiksid vähemalt paremini valetada? See on nüüd 8 tunni tagune. 8 neetud tunni tagune. Vaadake, milliste põhjustega Mamdani antisemitismi õigustab. Minu arvates on see lihtsalt täiesti kohutav. Ma ei suuda seda meest vaadata ausalt öeldes, aga me peame. Aitäh, linnapea. Kas saate hinnata, kuidas teie arvates eile õhtul parki sünagoogi protestil läks? Kas arvate, et politsei suutis puhvertsiooni tõhusalt tagada? Kas see on see, mis tegelikult juhtus? Ja kas teie arvates oli õigus protestida piisavalt kaitstud? Ja mul on veel üks küsimus. Olgu, neile, kes ei tea, toimus New Yorgis suur sündmus, kus oli suur protest ja nad pidid looma loomingulise puhvertsooni, suure puhvertsooni, sest nad kartsid väga, et võib puhkeda vägivald. Selle kohta saab internetist lugeda. Ma oleksin ilmselt pidanud selle kohta kokku panema mingi kokkuvõtte, aga see jääb teiseks korraks. Loeme, kuulame, mida Mamdani selle kohta ütleb. Ja, ma arvan, et olen seda ikka ja jälle selgelt välja öelnud, et meie selles linnas peame protestiõigus puutumatuks. Ja samuti oleme pühendunud sellele, et iga New Yorgi elanik saaks turvaliselt siseneda või väljuda pühakojast. Ja et see juurdepääs ei oleks kunagi küsimärgi all, samal ajal kui me kaitseme ka esimest konstitutsiooni parandust. Ja ma usun, et politsei tagas selle eile õhtul. Ja kui te räägite viisidest, kuidas ennetada antisemitismi, märkasin ma eile, et kui te avaldasite avalduse protesti eel, märkisite, et nõustute protestijatega. Olete viimastel päevadel Iisraeli teemal veel mitmel viisil sõna võtnud. Ja ma lihtsalt mõtlen, kas te kaalute, kas teie isiklikult oma seisukohtade avaldamine Iisraeli kohta võib kuidagi õhutada antisemitismi linnas? Kas te olete kunagi mõelnud, et äkki te ei peaks üldse sõna võtma või seda teemat üles tooma? Olgu, see on õiglane küsimus. Kas sa arvad, et kui sa kogu aeg räägid, kui halb Iisrael on, siis see võib mõjutada juute? Nüüd tahan ma teile lihtsalt meelde tuletada üht väikest iroonilist asja, lihtsalt üht pisikest asja, et just see inimeste grupp, need liberaalsed, vasakpoolsed, psühhootilised antisionistid on algusest peale öelnud, et tuleb eristada sionismi ja judaismi. Need ei ole üks ja sama. Need ei ole üks ja sama. Sa võid armastada juuti, aga vihata sionismi, eks? Nemad ütlevad, et need ei ole üks ja sama. Need ei käi kokku, need ei ole võrreldavad. Neil pole omavahel midagi pistmist. Need ei ole üks ja sama. Need ei ole üks ja sama. See ei ole meie. Meie oleme öelnud, et need on üks ja sama. Need on üks ja sama, sest sionism tähendab juutide õigust sellele, et neil oleks koht, kus elada. Igatahes, see on teine punkt. Aga nemad on need, kes on välja mõelnud, et need kaks asja on täiesti erinevad ja kuidas sa julged neid võrrelda. Ja ometi. Ma arvan, et kriitika valitsuse poliitika suhtes on täiesti erinev vaenulikkusest konkreetse usutunnistuse inimeste vastu. Ja antisemitismi suhtes ei ole mingit sallivust. Juudi päritolu New Yorgi elanike vihkamise suhtes ei ole mingit sallivust, mida oleme korduvalt näinud. Olgu selleks siis näiteks haagristide sodimine mitmetele kodudele Queensis hiljuti. Olen New Yorgi elanikele ka selgelt väljendanud oma ausaid arvamusi selle kohta, et kui meil toimub kinnisvaramess. See edendab maamüüki, mis hõlmab maamüüki okupeeritud läänekaldal asuvates asundustes, mis rikuvad rahvusvahelist õigust. See on midagi, millega ma kindlalt ei nõustu ja ma usun, et ka paljud New Yorgi elanikud ei nõustu sellega kindlalt. Sest see on olnud palestiinlaste kodudest väljatõrjumise jätkuva püüdluse keskmes. Nii et Kuidagi temalt küsitakse antisemitismi tõusu kohta ja see mees suudab selle pöörata palestiinlaste teemaks. Kas sind siis tõesti üllatab, et tema naine ei taha istuda iisraellase kõrvale, sest kõik on vale? Antisemitism, see on kohutav, see on kohutav. Ei, talle ei lähe see üldse korda. Me mõlemad teame seda.
see on lihtsalt sellepärast, et see paneb teda halvas valgusesse. ja veel kord neile, kes ei mäleta, see on Mamdani 10 päeva pärast 7. oktoobrit. Ainus viis austada neid, kelle elud on meilt võetud, on lahendada see kontekst, milles nad kõik elavad ja see tähendab selline see ongi, toimub juutide massimõrv, aga kõik on seotud okupatsiooniga, kõik on seotud palestiinlastega. Kõik on seotud sellega, et toetada päris inimesi, kes siin kannatavad. Mamdani, nii läbinähtav, nii hale. New Yorgi elanikud peavad leidma viisi, kuidas ta ametist eemaldada. Igatahes, praegu on Mamdaniga seotud veel palju teisi vaidlusi. Me võime neist rääkida. Anna kommentaarides teada, kui soovid sellest kuulda. Aga praegu arvan, et sellest täiesti arulagedast episoodist piisab. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid, Matsa!